hommikut! Mina olen Tuuli. Tänane naiste maailm on üsna sporditeemaline. Me vaatame, kuidas leida endale õiget suusavarustust. Tutvume Ultratoom protseduuriga. Käime ära Zumba trennis ja saate lõpus räägime ka Bella Pierre mineraalkosmeetikast. Nüüd aga AT Sporti. Kellega veel rääkida õige suusavarustuse valimisest, kui mitte Allar Levandiga. Allar, kuidas mina algajana peaksin siin oskama orienteeruda? Kuidas valida? Sa pead kõigepealt meie juurde tulema. Meil on väga pädevad inimesed siin, kes selgitavad sulle 10 minutiga ära, mis suusatamine on ja nad saavad aru selle aja jooksul ka, mida sa tegelikult tahad. Aga räägi oma kogemusest, et mis on nagu põhivead, mida inimesed teevad? Ega siin vigasid ei lastagi sisse. Me nagu profidena hoiame need vead kõik ära. Tuleb lihtsalt rääkida avalikult oma soovist. Sips ja viuh, 5 minutiga pannakse asjad kokku. Mis nagu kõige olulisem on? Saabas, suusk? No eks nad kõik on, üks ei saa ilma teiseta, aga üldiselt kui on nüüd selge, et sa sõidad 2 korda nädalas, siis võib-olla alustaks sellest, et leiaks sulle kõigepealt sobiva suusasaapa. Sa oled harrastaja, sa võistlema ei lähe, siis sinu jaoks on ennekõike mugavus. Ja see saabas on laiema liistuga ja temast on kergem sisse minna, ta on suht lihtne. Aga suusa puhul ka, et ma nüüd ei ole kindel, kas ma olen klassikas osav või hoopis uisus? On mõeldud isegi välja siukene nagu, inimesed kombiversioon, aga kombiversioon nagu, on nagu ta alati on, eks ole. Et temaga saab teha üht ja teist, aga pigem temaga ei saa korralikult teha üht ega teist. Kui sa tahad klassikat sõita, siin peab olema piisavalt pehme, et siia määret alla panna ja et ta sul pidama ka hakkab. Ja teine versioon on see, et ikkagi klassika ja uisusuusal on 15 centimeetrit vahet. Et üht ja teist viisi sõites siis läheb ebamugavaks. Aga nagu ma aru saan, me ikkagi valime selle kombiversiooni. Siis sa pärast saad oma otsuseid teha, sest neid suuski on alati ka second hand turul võimalik ka maha müüa, nii et selles mõttes ei tasu karta. Ja siis me valime sinu pikkuse järgi, paneme saapa peale ja valime vastava sideme ja siis valime ka kepid ja siis määrime ära ja siis ongi head suusatamist. Aga kui oluline see suusahooldus suusatamise järgselt on, et kas selle määrimisega saab ka iga üks ise hakkama? Üldjuhul saab. Kui kodus nagu korteris elad, siis pigem kasutada seda teenust, et tuled siia sisse, hommikul tood ära, õhtul kätte, lähed suusatama peale tööd. Sellega vist väga tihti siis ei pea tegelema? No jah, et kui sa jälle arened ja kiirused on tähtsad, siis peaks ikka tihedamini tegema neid asju, aga kord nädalas võiks nagu määrida, jah. Kui ma tõesti ainult nädalas, paar korda sõidan, kas need vanad visud ei aja asja ära? Muidugi ajavad. Päris need terved on, aga too nad siia meile, vaatame üle. Tegelikult on võimalik imet teha nendega. Aga ma vaatan, et sealpool, kas sealt lähevad siis ainult profimaks need suusad? Jah, meil on see asi siia niimoodi seatud, et vasakult paremale lähevad järjest profimaks. Asi läheb keerulisemaks, et siis pannakse nad siukaste spetsiaalsete kellade vahele ja valitakse sulle spetsiaalsed sinu kilod. Selle järgi pannakse siis sinu kilosid paika ja siis pannakse siukene vidin siia vahele ja siis märgitakse ära nüüd siit ja siit ta jääb ka kinni, siiani. Ehk siis nüüd on siit on määratud pidamisala. See märgitakse ära ja siis pärast saad siia usinalt määret alla panna ja nii lihtne see ongi. Aga et nüüd, algaja suusatajal see suusaisu esimese korraga ära ei läheks, et tasub tuua spetsialistide juurde, nad määrivad sul tänaseks päevaks, eks täna lähed, panevad õige asja alla. Ja riietuse koha pealt pange pigem rohkem ja siis pärast saab ära võtta alati. Ei maksa karta pakse pükse alustuseks ja villaseid sokke. Põhiline tahtmine on. Ja nüüd kõige tähtsam küsimus. Kuidas jõuda ikkagi nii kaugele, et siis see medal ka olümpiamängudelt ära tuua? Tuleb olla õiges kohas õigel ajal ja tuleb seda asja armastada, mida sa teed. Ja nüüd läheb ju tema koogitsemiseks, aga jah, et sul peab tahtmist olema seda teha.